Tere päevast! 2026. aasta on julgeoleku ja kaitse valdkonnas üsnagi tormiliselt alanud, juhtunud on päris palju. Tänases saates me võtamegi natukene neid teemasid kokku ja räägime ka sellest, mis saab edasi. Meil on stuudios täna Kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk. Tere! Tere! No alustuseks ma kasutaks ära võimalust, et meil on stuudios endine Ukraina suursaadik ja endine Välisluureameti töötaja samuti tegelikult, et räägime natukene Ukrainast. Ukraina rahukõnelused nüüdseks tegelikult juba kuid kestnud, natukene viimasel ajal on vaiksemaks jäänud. Milline on šanss, et 2026. aastal nüüd sõlmitakse mingisugune rahu, seda enam veel õiglane rahu? Šanss 26. aastal on kindlasti suurem kui 25. aastal, kui niimoodi katsuda nüüd ebatäpseks jääda. Väga täpset prognoosi ei saagi anda, ei saa anda protsendi vahemikku või kuupäeva, et kas see õnnestub, et lihtsalt osapooled, agressori, ohvri huvid on tegelikult nii palju erinevad ja siis need, kes üritavad vahendada, neil on veel oma huvid ka ju mängus, nii et kõik see mängib kaasa, et kas 20 punkti, mis nüüd kokku lepitud enam-vähem on ühe osapoole ka, kas Moskva siis agressorile klapib, ei klapi, ma pigem arvan, et ei klapi. Nii nutikad nüüd ka ei ole, et nad võtaksid selle vaheseisu, fikseeriksid selle ära ja üritaksid sealt edasi. Ma arvan, et nad ei ole nii nutikad. Ja mida kauem see sõda tegelikult kestab, Ukrainast on raske, absoluutselt on raske. Meie asi neid toetada. Aga mida kauem sõda kestab, seda rängemad on tagajärjed Venemaale endale. Te olete Ukrainas elanud pikalt. Kas Ukraina rahvas suudaks leppida näiteks territooriumite loovutamisega sellisel kujul, nagu siis 20 punktis on kirjas, et no ega me päris täpselt ei tea, kuidas nad sinna kirja jäävad, et mida see siis tähendab. Hetkel ju selle paika loksutamine või vaidlemine käibki ja siis ongi see, et mida siis isevalitseja seal Moskvas arvab, et ta võiks tegelikult saavutada. Kas ukrainlased lepivad, et territooriumid ära lähevad? Südames kindlasti mitte. Kas võib olla paratamatus, ei välista, kas nad loodavad selle mingil päeval tagasi saada? Kindlasti. Liigume teisele poole maailma. Hiljuti viisid Ameerika Ühendriigid Venezuelas läbi sellise sõjalise erioperatsiooni, võeti kinni diktaator Nicolas Maduro ja tema perekond viidi USA-sse kohtu ette, et diskussiooni Eestis on selle üle päris palju olnud, et on justkui tekkinud nagu kaks poolt, et ühed on need, kes ütlevad, et jah, et Trumpi tegutsemine oli õige, et see rahvusvaheline õigus või rahvusvahelist õigust võibki sellisel puhul rikkuda, et kui Venezuela inimeste elu läheb paremaks ja nii edasi, diktaator võetakse maha. Ja siis on teine pool, kes räägivadki rahvusvahelisest õigusest ja siis sellest pretsedendist, mida see väikeriikide mõttes loonud on. Kummal poolel teie meelest õigus on? Ma arvan, et mõlemad pooled suudavad seda argumenteerida enda kasuks. Kas diktaatorit, vägivaldset diktaatorit õnnestub seest poolt kukutada? No jube keeruline. Et igaüks, kes sealt kõrvalt ütleb, et las need inimesed virelevad seal ja kannatavad, aga sekkuda ei tohi mitte mingil juhul diktaatori vastu. Ma arvan, et need inimesed ei kujuta tegelikult ette, mida tähendab see vabaduse puudumises elamine. Me oleme seda kogenud, kellel vanust piisavalt, ega see ei ole mõnus. Nii et kas tunda kaasa nüüd Madurole? Kindlasti mitte. Kuidas operatsioon läbi viidud oli? Filigraanselt, suurepäraselt. Mina jälgisin pigem seda hämmastavalt hästi. Oma peas lasin läbi, et kas keegi suudaks seda veel teha. Venelased üritasid 2022 veebruaris Ukraina vastu, kukkusid läbi tegelikult ja siiamaani see läbikukkumise ja üldse sõja alustamise tagajärjed ju kestavad täiemahulise sõja läbi. Nii et ega ma ei ole väga kindel, et keegi teine sellisel moel seda suudakski teha üldse. Nii et ameeriklased näitasid
mis on nende varustus, mis on nende väljaõppe, mis on nende luure. Noh, suurepäraselt tehtud, ütlen ma, hinnates ainult operatsiooni kui sellist. Las rahvusvahelise õiguse asjatundjad vaidlevad selle üle siis oma ruumides. No kui sõjaliselt poolest vaadata, siis tegelikult ju Venezuela on Venemaaga olnud partnerluses. Venezuelas oli tegelikult ju ka Venemaa õhutõrje, et kas meil on siit mingisuguseid õppetunde kaasa võtta? Venezuela miljardite eest ostis seda Vene õhutõrjet viimase hetkeni, nii et nüüd on see küsimuse koht, et kas sa peaks maksma kauba eest, mis tegelikult ei toiminud. Minu jaoks näitab see kõige ehedamalt, kuidas on Vene relvastus võimeline vastu saama lääne parimale relvastusele. Väga ei ole. Kas Vene õhutõrje on täiesti kasutu? Noh, ukrainlased on näidanud, et ei ole. Et saab opereerida küll Vene relvade, Vene platvormide, olgu siis lennukid, droonid, raketide vastu, nende samade S-300 või Bukid või seal veel mõned teised platvormid seal hulgas. Saab küll. Sõja esimestel päevadel kõik eeldasid, et venelased domineerivad Ukraina õhku. No ei õnnestunud, sest ukrainlased, kes olid siis nii meisterlikud ja Vene relvad tegelikult mitte nii head, et oleksid suutnud õhutõrjet maha suruda. Ukrainlased olid nutikad tõesti. Aga see on minu jaoks on see märk sellest lihtsalt, kui palju on moodne tänapäevane lääne relvastus üle Vene omast. No te kiitsite seda operatsiooni ennast. Mis te arvate, kas selline operatsioon või selle õnnestumine tähendab seda, et kas ameeriklastel pidi olema seal nii-öelda Maduro lähikonnas nii-öelda oma inimene ka sees? Sellest on ka palju räägitud. No ega nad sulle seda ütlema ei tule, võib-olla kirjutatakse raamatuid sellest. Ilmselt kirjutatakse mõne aja pärast, 10 aastat mingi aeg läheb mööda, küll nad siis kirjutavad, aga sellise operatsiooni puhul sa kasutad infokorjet, mõjuagente, see kõiki võimalikke vahendeid ja ka kõiki info hankimise, mõjutamise meetodeid, äraostmised, mis vähegi toimib selles mõttes ja kui ei õnnestu ära osta, siis nad likvideeritakse, et nii see käib. No teine suur diskussioon on nüüd lahvatanud Gröönimaa üle, et see on tegelikult märksa keerukam küsimus, et no, mis nüüd peaks saama hakkama, kui juhtub see kõige halvem ja üks NATO riik sõjaliselt ründab teist NATO riiki? Mina sel teemal ei spekuleeri. Kas NATO riikide vahel on pingeid vaidluskohti? Alati on olnud tegelikult. Võtame siin 60-ndatel, 70-ndatel Islandi ja Suurbritannia kalasõda vaidlused, kus võib turska püüda, kus ei või, sõjalaevadega rammiti seal Islandi aluseid välja, Kreeka, Türgi vastasseisust, mis ma ei räägigi enam vaidlusest, vaid vastasseisust, sellest teab ju igaüks, et ega see nüüd otseselt ei tähenda, et see võiks veel eskaleeruda või kuskil mujal ka, et NATO on NATO, liitlased on liitlased, toimib. No Taani peaminister lihtsalt ütleb, et see tähendaks NATO lõppu. Taani peaministri sõnad, jah. Teie ei usu sellesse? Mina hetkel jään selle kommentaari juurde, et ma ei usu, et see eskaleerub. Okei. Vana aasta viimasel päeval me saime teate järjekordsest kaabli lõhkumisest Soome lahel. Seda nüüd uuritakse Eestis ja Soomes. Eesti uurib 2 kaabli purustamist, Soome uurib 1 kaabli purustamist. Kulud tegelikult nende kaablirünnete tagajärjel on ju olnud üsnagi suured. Miks me juba mitu aastat ei suuda nende rünnete vastu mitte midagi teha, et neid ennetada? Meie kõrval Soome lahes olev laevade liiklus on väga-väga tihe. See hulk laevu, mis siit läbi sõidab edasi-tagasi, risti-rästi. Me räägime siin sadadest ja mitte siin aastas, vaid me räägime nädalas, kuudest rääkimata. Et kõiki neid laevu jälgida, tehakse ohuhinnangud, hinnatakse kõiki üksikuid laevu, riskilaevad võetakse täpsema tähelepanu alla.
ja siis tuleb veel nii-öelda tundmatu faktor sisse, et selleks on ilm. Et ressursiga on nagu on, seda ma ei hakka siin üle kordama. Me saime kinnitatud septembris uue kaitse-eelarve järgmiseks 4 aastaks 5%, sealhulgas on laevade väljavahetamine, võimekamate platvormide hankimine, jälgimisseadmed vee alla, vee peale. Need me kõik hangime ja selle investeeringu üle tänulik ühiskonnale, aga need ei teki päris üleöö. Nii et siin ei olegi muud kui koostöö. Meie, Soome, kõik Läänemere-äärsed riigid, NATO lööb oma vahenditega kaasa. Me ei olemegi NATO. Et nii ta käib, jah. Päris nulli ei ole võimalik viia seda šanssi, et midagi juhtub. No, olles ise tegelenud selle teemaga üsnagi süvitsi, siis kui sügavalt? No vägagi. Alates New Polarbearist. Okay. Et tegelikult merendusala inimeste seas ollakse natukene jahmunud mereväe ülema kommentaaridest, et meil on laevad on liiga väiksed ja ilmastik ei lasknud, et tegelikult ju neid operatsioone on läbi viidud peamiselt helikopteriga, nagu soomlased seda on teinud, et on palutud laev siis territoriaalvetesse pöörduda ja seal on alles pardutud. Et see, hästi palju on tegelikult segadust tekitanud see, et ma ei tea, kas on tegemist sellise olukorraga, kus merevägi natukene kasutab seda ära avalikkuse silmis, et siis nii-öelda saada rohkem vahendeid? Kõigepealt siis, et operatsioonil ja operatsioonil vahet on kaablikaitse operatsioon, mis kaitseväel ja mereväel käimas on tegelikult juba, ütlen peast äkki aasta, on ju, eelmise aasta 24-25 aasta vahetuse paiku, kui Estlink 1 katki läks, pärast seda see operatsioon algas. Nii, kui me räägime kopteritest, siis see on laeva ülevõtmise, kontrolli ülevõtmise operatsioon, on ju, peale minek. Et mis hetkest sa sinna laeva peale siis lähed, et mida sa sinna tegema lähed, kui me räägime praegu hetkel juhtunust 31 detsember, siis aegrida hästi lihtsustatult oli ju see, et tuli sisse info, et probleem sidekaabliga. Siis käis koos soomlastega analüüs, infovahetus, millest see probleem sidekaabliga võib olla seotud, tuvastati võib olla tegemist selle laevaga, see laev samal ajal liikus edasi. Oli jõudnud Soome juba majandusvööndisse ja siis ta on Soome teha nii-öelda selle laevaga edasised liigutused. Ja see tööjaotus on põhimõtteliselt, et ja ma olen üli tänulik Soomele ja rõõmus, et meil nii hea koostöö on selle naabriga. Ja küsimus on lihtsalt selles, et mereväe ülem ei põhjendanud seda nii, nagu teie praegu tegite, vaid ütles, et me ei saanud minna, sest meil on liiga kehvad laevad. Kui me räägime nüüd sellest laevast, mis tol hetkel väljas oli, Kurvits, siis ta oli, ja kui ma mälu nüüd ei peta, 60 meremiili kaugusel sellest konkreetsest alusest. Et ega ta jah, me ei oleks jõudnudki. No, kui sel teemal veel rääkida, kes Eestis on üldse see asutus või inimene või kas meil on selline inimene, kes on määratud Läänemere hübriidrünnakutega tegelema? Miks ma seda küsin, on sellepärast, et me oleme näinud mustrit, kus see nii-öelda avalikkuse ees vähemalt see vastutus on nagu natukene ära hajunud. Küll on Justiitsministeerium, kes tegeleb praegusel juhul kõige rohkem, siis nii-öelda vähemalt avalikkuse silmis. Vahepeal on Kaitseministeerium olnud, siis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium olnud, et kas meil, kelle käes meil Eestis see teema üldse tegelikult on? Sõjalisest kaitsest räägime, siis on ju ikka Kaitseministeerium ja Kaitsevägi, korrakaitselised ülesanded samamoodi tulid eelmisel kevadel, sai seadusesse pandud ka, on mereväel olemas. Kui me räägime uurimisest, siis see on prokuratuur, loomulikult seda uurimist ei saa ju sõjaväepolitsei teha, et see kriminaalasjad, neid teeb ikka prokuratuuri vedamisel, siis vastavad ametkonnad, institutsioonid, MKM, kõigiga teeme koostööd selle mõttes ja väga tihedalt piirivalve politseiametiga, Siseministeeriumiga, et eks ta koostöös käib.
Ma lugesin konkurentväljaandest ühe endise Välisluureameti analüütiku intervjuud, kus tema siis ütles välja midagi sellist, et tema arvab, et need ei ole hübriidrünnak, need kaabli purustamised. Et mis teie arvate või kas siin saab üldse sellist ühest hinnangut võtta? No, hinnang peab põhinema teadmisel. No, teadmine põhineb faktidel. Kas need faktid on olemas või ei ole olemas? Ja see ongi ju eriteenistuste, aga ka politsei, ka ajakirjanduse ülesanne need faktid siis kätte saada, kas siis kinnitavad või ei kinnita. Ja seni saabki see olla ainult hinnang. Kui me omistame kõik, mis juhtub halva ilma sealhulgas Moskva hübriidrünnakuks, siis me tekitame ise kuvandi Venemaast kui mingist võitmatust lohe Korõnitšist. Et ärme seda küll tee, sest mis sellega kaasneb on see, et paralüseerib võib-olla osade teotahte üldse. Et oleme kindlad ja siis me saame ütelda, et jah, see nüüd oli see, no siis ta on. Aga seni, kuni ei ole fakt, seni peab töötama kõikide võimalustega. Ja siin polegi muud. Lähme siis veel otsesemalt valdkonna juurde. Peale pikka ootamist valiti lõpuks Riigikaitse Investeeringute Keskuse juhiks Elmar Vaher. Miks see protsess nii kaua aega võttis? Tavaliselt ta võtabki pool aastat, võib-olla isegi kauem, kui tippjuht, tema ametiaeg hakkab täis saama. Siis tippjuhtide valikukomisjon teab sellest ette, peavad kalendrit põhimõtteliselt, et kellel 2026 ajal saab ametiaeg läbi ja need konkursid kuulutatakse välja aegsasti. No, see Magnus Valdemar Saare tagasiastumine, lahkumine RKIK-i koha pealt tuli ootamatult. Juulis see juhtus ja asusime tegutsema koos mina selle komisjoni liige, kuna see puudutab ju meie valitsemisala. Nii kiiresti kui võimalik. Esimene konkurss luhtus, teine sai sinna kohe kiiresti otsa tehtud, nii et ütleme, et normaalaja sisse jäime täiesti, kontrollaja sisse, öeldakse. Et trassilt ei arvatud seda ekipaaži maha, ütleme siis nii. No kuna avalikkuse ette on see visatud, siis ma küsin selle ikkagi ära, et kas kuidagi oodati Elmar Vaheri Riigikohtu otsust? See oli komisjoni otsus, millal nemad teevad oma selle siis lõpliku otsuse, see pandud jaanuari esimesse nädalasse, seal see otsus tuli. See ei olnud nii-öelda, no mõte on ju tegelikult selles, et kas hoiti kohta kinni ühele, et ühte inimest siis nii-öelda ametisse määrata. Ei mingit koha tegemist, kui sellist küll ei ole olnud. Okei. Kui rääkida valdkonnas inimestega Elmar Vaherist, siis tegelikult teda kiidetakse hästi palju, ta on hästi austatud, aga PPA ajast tuuakse välja, et kui tal on mingisugunegi nõrgem nii-öelda valdkond, mis PPA-s oli tema juhtimise all, siis see on hangete pool. Et ma ei tea, milliseid tugevusi ja omadusi te RKIK-i juhi juures seal komisjonis vaatasite, mida te otsisite? Otsisime tugevat kogemustega juhti, kellel on teeme ära suhtumine, kellel on kogemust suurte muudatuste juhtimisega ja suurte organisatsioonide, päriselt suurte organisatsioonide juhtimisega. Ja Elmar oli üks 3 lõppvooru pääsenust, kelle puhul siis see komisjon leidis, et need omadused on kindlasti olemas. No RKIK on see asutus, mis nüüd hakkab järgnevatel aastatel palju ostma, palju hankeid. Seni ka on ostnud, just. Et no nüüd veelgi rohkem ajalooliselt. Et saab meist siis nüüd Läänemere piirkonna Iisrael või Lõuna-Korea sõjalises mõttes? Me oleme Läänemere piirkonna Eesti.
et teeme oma mudelit, et ma arvan, et niisugune kontekstist välja rebida, et me nüüd oleme Lõuna-Korea või oleme Iisrael, ei kumbki kuulu NATO-sse näiteks. Et me oleme ikkagi täitsa iseeneses. No te saate mõttest aru, et ma pean silmas neid kahte riiki seetõttu, et need on lihtsalt sõjaliselt väga tugevad oma väiksuses. Ma arvan, et me peame olema parem kui Iisrael, sest et mis Iisraeli puhul on juhtunud see, et nad ei ole suutnud heidutada oma vastast. Meie esimene eesmärk on ju tegelikult investeerida koos ühiskonnaga, koos NATO-ga kaitsesse, et sõda ära hoida. Iisrael on pidevalt selles läbi kukkunud. Nad on tagasi löönud küll nende rünnakud selles mõttes, aga heidutada nad ei ole suutnud, nii et ärme seda Iisraeli nüüd üle müstifitseeri ka. No kui hästi meil nüüd või kui kiiresti meil on lootust kaitsetööstus päriselt käima saada nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt? Kaitsetööstus juba töötab. Kaitsetööstuse töö kõige paremaks näiteks, ma arvan, on eelmine aasta, kui me käivitasime Ukraina abimeetme esimest korda viisil, et me ostsime Eesti kaitsetööstuselt ligi 100 miljoni euro eest Ukrainas rindel vaja minevat kraami. Täna hommikul kontrollisin üle aasta lõpu seisuga. Praktiliselt kõik sellest ongi vastu võetud juba ja kas kohale viidud või on teel Ukrainasse. Et see on minu arust väga hea näide, et Eesti kaitsetööstus toimib. Selle 25. aasta, mis nüüd nädala taha jääb, suurimad kaitsetööstuse valdkonna saavutused, ma arvan, on lõhkeainetehase asutamine Hexest esimest korda Eesti riigi osalusega, selline asi. Meil on kaitsetööstuspargid, me ei räägi enam pargist, meil on pargid, meil on minikaitsetööstuspargis aasta alguses alustati seal ettevalmistusi ja aasta lõpus toodetakse seal külgmiine. Et see tootmine on käimas. Droonid, kõik see, mis sinna juurde käib, neist ma arvan, ei pea eraldi rääkima, et need on Ukrainas ennast tõestanud ja neid hangime me ise ka. No kui vaadata niimoodi laiemas vaates, et kui kaua võtab aega, et Euroopa läheks näiteks Venemaast mööda? No kui ma siin rääkisin lääne relvastuse ja Vene relvastuse võrdlusest, siis ma arvan, et Euroopa on juba möödas. Ma saan aru, mahtudest, venelaste puhul kvantiteet on alati tähendanud kvaliteeti, aga selles osas meie puhul on ikka kvaliteet tähendab kvaliteeti. Mahtude osas ka siin ma peast ausalt öeldes ei annaks seda võidukarikat venelastele, et kui me räägime Ukraina rindest, siis pool mürskudest, mida venelased kasutavad, tuleb Põhja-Koreast. Et Euroopa tegelikult suudab Venemaa vastu võidu relvastamises domineerida täiesti selgelt. No tegelikult kaitsetööstuse arendamisega avaldub ka küsimus, et kust kohast riigid ostavad. Et no Eestil on siin, ma saan aru, plaane olnud Lõuna-Korealt ja nii edasi. Samas Euroopas on diskussioon majandusjulgeoleku üle, et justkui Euroopa riigid peaksid ostma Euroopa riikidelt. Et ma ei tea, mis seisukoht Eestil on selles osas? Kui Euroopa toodab seda, mida meil vaja on ja meil ei ole vaja made in Europe, meil on vaja efekti, siis me ostame selle Euroopast. Ma olen ise prantslastega rääkinud süvalöögivõime siis ostudest, et head prantslased, et kui teil oleks HIMARS-i analoog või maalt lastavad tiibraketid, sest vaadake, müsjööd, meil ei ole lennukeid, mille alt neid tiibrakette lasta. Me ostaksime kohe teilt. Ja paraku prantslased peavad nentima, et neil ei ole just seda konkreetset kaupa meile pakkuda. Euroopast ostame õhutõrjet prantslastelt, Mistralid, poolakatelt, biorunnid tulid eelmine aasta, tulevad see aasta. Eelmine aasta ostsime Caesar suurtükke, 12 tükki prantslastelt. Ma arvan, et ühed parimad, kui mitte kõige paremad Ukraina rindel ennast tõestanud suurtükid. See on Euroopa toodang.
Mida veel Euroopas CV90 väljavahetamisest räägime ja CV90 uus Mark 4 on kõige tugevam kandidaat, aga vaatame sinna võrdlevad teemad juurde. Kui me räägime laevade väljavahetamisest, me tahame, et suurem osa laevast oleks ehitatud ju Eestis ehk Euroopas. Nii et Euroopa on selgelt meie esimene eelistus ka juba selle sama hoolduse, lisavarustuse, see, et sul naabritel oleks sarnased asjad, tagasiostud on uus teema, mida me ei ole varem üldse jälginud, et kui me kuskilt ostame, siis see firma või see riik ostaks meilt Eestist midagi omakorda vastu kaitsetööstusest, et see on nüüd teema näiteks lõunakorealastega. No ma saan aru, lõppkokkuvõttes eelistatakse Euroopat, aga meie jaoks, Eesti jaoks, kui ikkagi sellise agressiivse naabriga riigi jaoks, meil on oluline, et me saaksime võimalikult kiiresti oma asja. Aeg loeb absoluutselt, et kui meile öeldakse, et selle asja võite saada ka 2032, aga me tahaks juba 2027, siis me vaatame selgelt maailmas ringi, et kes normaalsetest riikidest midagi veel pakub vähemasti sama head. Lõpuosas küsiks niimoodi, et kas Eesti inimesed peavad olema mures, sest me tegelikult loeme meediast erinevaid hinnanguid, et millal Venemaa küll ründab Balti riike ja nii edasi, et kas Eesti inimesed peaksid olema mures? Minu arust me võiksime vähem muretseda. See on kuidagi kultuuri osa. Meil on see sõnavaras juba sees. Ma ei tea, seda kutsutakse vist neurolingvistiliseks programmeerimiseks, et me räägime sellest, kuidas me muretsesime auto endale, kuidas me muretseme lapsed endale, kuidas me muretseme, ma ei tea, värsket toidukraami. Kuidagi lohiseb sealt okupatsiooni ajast kaasa, et jätaks selle muretsemise vähemasti osalt ma ei tea, jätke meie õlule, ja pigem teeme koos ja me teeme koos. See ongi, ma arvan, lahe. No andke veel paar põhjust, et miks olla rahulik? Sellepärast, et me arendame oma kaitsevõimet, arendame nüüd kiirendatud tempos. Juba tänasin ja tänan veel kord Eesti ühiskonda selle investeeringu eest. Me teeme seda koos liitlastega. Meil on siin britid 2025. aastal esimest korda harjutasime, kuidas tuua Briti brigaad siia. See läks väga kenasti. Oli õpitunde, aga selleks peabki harjutama, et õpitunde tekiks ja me sealt siis järeldused teeksime. Sest kui ei tehta, siis on lõpus liiga kehvasti planeeritud. Meil on siin ameeriklased, kes kinnitasid, et nad jäävad siia koos meiega. Meil on siin prantslased, kes harjutavad sealhulgas koos kaitseliitlastega ja mõlemad pooled on ülirahul. Me oleme Ukraina õpitunnid võtnud ja integreerinud ja jätkame sellega oma kaitseväkke. Lõime eraldi väejuhatuse, tulevikuvõime innovatsiooni väejuhatus, mis aitab seda teha. Käisin ise Kuperjanovi pataljonis paar kuud tagasi vaatamas, kuidas on ajateenijate väljaõppesse pandud sisse drooniõpe. Nii see, kuidas drooni eest ära põgeneda. Põgenesin ise, adrekas pumpas, piimhappe oli lihastes, ei ole mõnus tunne. Aga soovitan, proovige järgi ja ikka õppustel, et kohvi pole selleks päevaks vajagi. Et see on üks asi ja teine, mida harjutatakse, mis on väljaõppe osa, on ju droonide kasutamine vastase ründamiseks. Kukuta neile tõbrastele on ju midagi teravat pähe ja sellega ajateenijad praegu tegelevad. Nii et Kuperjanov oli piloot, läheb esimesse brigaadi samamoodi see õppe sisse. Et me oleme kaasaegsed nutikad ja me oleme koos liitlastega. Ja ukrainlased peavad vastu. See on äge. Kaimo Kuusk, aitäh teile, et leidsite aega tulla. Tänu. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris juba sel nädalal. Seniks jälgige uudiseid postimees.ee.